laupäeva õhtu. Ja eelmine vlogik lõppes sellega, kus ma rääkisin, et ma ei jõudnud eelmine õhtu seda joogikest juua, mis ma plaanisin, aga näete, nüüd see on siin. Mitte, et ma reklaamiks, sest alkohol on ju ikkagi teadavasti väga kahjulik meie tervisele. Aga ma panin just Leo magama ja ma olen valmis puhkama. Ja ma ei tea isegi, kas me hakkame siin seda lauamängu mängima. Ma panen teid kuradi ja. Kas me hakkame üldse seda lauamängu mängima? Või me vaatame lihtsalt Eurovisiooni. Brianna nii väga tahab Eurovisiooni vaadata, nii et võin tulla, siis vaatame seda. Aga muidu ma joon sellist punchi kokteili ja see on väga maitsev. Mulle meeldivad kõik asjad, mis on näiteks gingeriga või siis näiteks lemongrassiga. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Igal juhul, kui sa mingil põhjusel ei ole proovinud neid jooke või näiteks nende jääteesid, sest nad teevad ka alkoholivabasid jooke, siis ma ei tea, kus sa oled elanud, sest et kui endale üldse midagi lubada, sellist siis lubada juba midagi head. Nii et ma soovitan väga proovida. Aga tänane plaan siis veel kell on, ma ei tea, mis kell Eurovisioon algab. Ma ei tea sellest Eurovisioonist ausalt öeldes mitte midagi. Me ei ole üldse seda niimoodi vaadanud. Ja mina olen teid niimoodi, et laivis ma vist pole seda, ma ei tea, polegi vist näinud mingi mitu aastat. Lihtsalt järgmisel päeval ma mäletan, kui see kordus on tavaliselt olnud, siis ma olen lihtsalt kerinud neid laule ja kuulanud läbi seal finaalis. Aga ma ei tea, kuidagi ei too see minusse mingit elevust. Aga ma tean, et on neid, kes seda väga fännavad ka. Nii et üks väike Preilna ootab seda ka praegu. Nii et ma lubasin talle vaadata, mis kell see hakkab. Ja hommikust sõbrad ja kena pühapäeva. Eilne Eurovisioon kestis meie jaoks täpselt kella 11-ni. Siis ma põhimõtteliselt panin juba silma kinni ja olin valmis täiesti ära kustuma, nii et me vaatasime ära esimesed 10 lugu. Ja see lavashow oli mega äge, mulle täitsa meeldis, minu meelest nagu väga hästi õnnestunud. Aga jah, kuidagi uni
ikkagi nagu tikkus nii peale, et ei olnud viitsimist seda edasi vaadata. Aga lapsed siin täna hommikul vaatasid ikka tublisti selle teise poole ka ära. Mina siis samal ajal kiiruga muidugi koristasin. Ja mul on väga hea meel, et Tomil nii hästi läks, mulle ta väga meeldib. Minu meelest on ta väga sümpaatne ka inimesena. Et väga tore. Selle üle on küll väga hea meel. Aga praegu on kell kohe 11. Mihkel on trennis. Saatsin just lapsed üles mängima, et korra võtta hetk endale, juua natukene kohvikest ja süüa üks proteiinipudingukene. Ma olen siuke natukene oma muskli kasvatamise eras, kus ma tunnen, et minu see eesmärk trennis käia on ka võib-olla pigem nagu oma keha tugevamaks saada, et mul sellest, ma see kaalu mingist asjast üldse nagu väga, seda ma väga ei jälgi. Pigem tahaks lihtsalt nagu enesetunne oleks hea ja et vananemine oleks natukene nagu võib-olla meeldivam, et keha on tugevam. Vot, ja kuna ma lihtsalt ei söö piisavas koguses kindlasti liha, ma söön üldse liha pigem nagu vähe, kui siis kana ja kindlasti mitte nii palju kui peaks. Siis ma olen nüüd hakanud sööma igasuguseid neid proteiini sisaldavaid tooteid. Vot, mis veel? Teen siin natukene mingeid tööasju, vastan mingitele meilidele, mis mul tiimiliikmed ootavad. Ja siis, mis veel? Mul on natukene tunne, et ma olen tagasi saamas oma raamatu lugemise mojot ka nii-öelda. Et kui kes teab, see teab, siis mul on oma Bookstagrammi konto, kus ma aktiivselt tegelikult varem postitasin ja jagasin väga seda, mida ma loen. Ja see oli tegelikult nii lahe, sest sinna ümber nagu kogunes nii ägedaid inimesi, kellel on kõik täpselt seesama huvi. Ja see, kui sul on kellegagi nagu millestki niimoodi arutada ja arutleda, siis nii nagu liidab. Aga viimane postitus on mul seal vist eelmise aasta novembris üldse, nii et see lihtsalt nagu kukkus kohe maha, kui ma natukene nagu mitte ei olnud pahas kohas iseendaga, aga nagu jooksin võib-olla natuke kokku oma asjadega, et meil tuli see suur koduost, kolimine, siis selle korteri üürile andmine, siis siia kõikide asjade nagu ostmine ja planeerimine ja issand, see oli nii. Ja siis mul oli veel Briannal vaja kool vahetada, Leol vaja see hoiukoht leida ja seda kõik oli lihtsalt mingi hetk minu jaoks nagu ma ei tulnud sellega võib-olla nagu nii toime, kui ma oleks tahtnud. Ja siis kuidagi minu motivatsioon kõige suhtes kadus täielikult. Ja lugemine oli seal listis nagu viimane, mille peale ma üldse nagu mõtlesin, mis on kurb, sest et see on olnud alati minu jaoks siuke nagu comforting, nagu siuke turvaline keskkond ja mõnus koht, kus olla. Ühesõnaga, ma olen sellelt lugemise reelt täiega maha jooksnud ja kuidagi vastu tahtmist hakata mingit raamatut lugema ei tundunud minu jaoks ka nagu kuidagi õige tee. Aga ma nüüd siin mõni päev olen juba mõtisklenud, et tahaks nagu midagi head lugeda. Tahaks nagu midagi head süüa, aga tahaks nagu midagi head lugeda. Mul on paar raamatut mõttes. Nii et jah, peab seda aega kuidagi lihtsalt leidma, et aega on ju meil kõigil lihtsalt, mida kuhu me seda aega nagu paneme. Et
tegelikult mingi pooltunnikese päevas ikka leiaks. Niisiis ma mõtlen, et äkki kui Mihkel mingi hetk tagasi tuleb, äkki ma teen endale siukse mõnusa päevakese ja lähen raamatupoodi. Tegelikult võiks Brianna ka kaasa võtta, sest ta on ka meil päris kõva lugeja. Ta siin eelmise aastaga lõpetas kõik Harry Potterid näiteks ära. Et ta nüüd otsibki, mida võiks järgmiseks lugeda, et võite meile vabalt igasugused raamatusoovitusi anda, et ta on siuke, ta on küll 9-aastane, aga ta on ikkagi nagu, ma ütleks, et ta loeb, võib-olla natuke juba nii-öelda, mitte päris teismelist, aga siuke 12+ mingeid raamatuid küll võib talle soovitada. Ja mulle võib ka alati raamatuid soovitada. Et ma loen väga palju muidugi psühholoogia ja selliseid teemasid, aga mitte nagu otseselt mingit eneseabi, vaid pigem, ma ei tea, kas midagi juhtimisalast või kuidas, ma ei tea, oma aju kuidagi paremini ära kasutada, ühesõnaga neid. Ja võib ka täiesti neid kõige basic umaid romance book'e, neid ma ka mõnikord täitsa naudin. Neid on lihtsalt niisugune mõnus kiire lugeda, näiteks enne magaminekut. Et enne magaminekut ma väga mingeid selliseid aju stimuleerivaid teadmeteoseid nii-öelda ei taha lugeda, et siis see aju on liiga võib-olla elav seal enne magaminekut. Aga ma söön oma pudingukese ära. Ma vaatasin, et Liisa Pärnpuu siis pani paar päeva tagasi vist uue blogi üles. Nii et ma vaataks seda. Ja siis vaatame edasi. Mis teie pühapäeval teete üldse? Kommenteerige alla. Ja mis teie lemmiktegevused on? Kas pühapäeval on alati pannkoogid kohustuslikud, sest meie täna veel pannkooke näiteks teinud pole. Ma arvan, et neid ikkagi tuleb mingi hetk teha. Mitte küll kohustuslikus korras, aga lihtsalt lapsed kuidagi tahavad neid pühapäeval ikka. Või Brianna, Leo ei tea üldse, mis päev on, nii et tal pole vahet, aga pannkooke ta armastab samamoodi. Aga kommenteerige alla, mis te pühapäeval teete? Kas veedate aega perega, võtate aja iseendale, pigem nagu pikutate ja voodis ja vaatate Netflixi või mis te teete? Andke mõtteid ja andke mõtteid, mida perega teha. Söön oma pudingukese ära ja päris hea. Valge šokolaadi pähkli. Panin Leo just magama lõunaund. Kus see on? Ja mõtlesin, et ma teen midagi, mida ma pole teinud, ma ei tea kui kaua. Ehk siis kasutanud seda aega selle asemel, et teha kõike muud lihtsalt pikutamiseks. Nii et ma siin diivanil nüüd pikutan ja siin mäkikese endale kasju. Ja vaatan mingid vloge, kelle omad mul siin vaatamata on ja lihtsalt puhkan. Päris mõnus on, kui aus olla. Päris mõnus.
ilusat esmaspäeva. kuigi sul ei pruugi olla esmaspäev, aga äkki on. jah. Leo sööb oma ühte lemmikut hommikusööki siin mu kõrval praegu. mis on ühe laisa ema hommikusöök. sepikut. sepikut ja banaani. oleme täna kuidagi väga varajased. sina oled kuidagi väga varajane täna. jaa. ehk siis kell on alles mingi 6:30. muidu me toimetame siin all kõik niimoodi peale 7 alles. mina muidugi varem, aga Leo muidu ärkab mingi 7. aga ta ärkas täna varem. jah. eile siis ei teinudki midagi. natukene nagu kass tuli peale isegi õhtuks, et ei olnud nagu mitte midagi teinud, aga no vahet pole, mõni nädalavahetus võib olla selline ka, kus oled terve ja oled kodus. ilm oli ka muidugi suht okei, me ei saa ilma süüdistada, ma ütlen ausalt, ma ei viitsinud tegelikult midagi teha. aitäh. aitäh. sul siin veel on? sa ei söö ka ära? jah. tubli. nii et meil on mingi pool tundi aega, enne kui ma Brianna üles ajan. nii et ma ei teagi, kas ma peaks ka midagi sööma äkki. vaata, aga muidu ma lähen 8:30 tööle. ja peale seda äkki saaks minna trenni. peab vaatama, mõtlema. igatahes meil siin suht selline argine hommik ja tavaline nädala algus. aga teate, mis on nagu eriline tujubuuster või? Pärin? õues paistab päike. see on lihtsalt imeline. kõik tundub kohe nagu poole toredam, vähemalt, kui mitte rohkem. Saad näed, peab minema juuksurisse. sa pead minema juuksurisse, Leo. jaa, sa oled nagu mingisugune naljakas mees. nii et te võite soovitada, kus te käite lastega juuksuris. me käisime juuksikus T1-s, oleme ühe korra käinud. ja ma pean ütlema, et ma ei olnud seal väga rahul. mingisugune vene tädikene, vanem tädikene võttis Leo nagu kuidagi väga jõuliselt ette kohe ja me ei olnud kuhugi selleks eriti valmis. nii et ta terve aeg nutis ja mul oli päris kahju tast. aga noh, eks nad nutavad ka muidugi, ega neile ei meeldi see. nii, aga ma siin rohkem ei seleta. sest et teadupärast hommikune aeg liigub mingisugune 500 korda kiiremini kui tavaline aeg. nii et isegi kui tundub, et korraks on kuskilt mingi aeg võidetud, siis ma tean, et me lõpuks jookseme siit kõik välja. jah. jah. mis sa näitad? tahad veel või? tahad veel sepikut? jah. davai.
kell on 1 saamas. Ma sain oma koolituspäeva jälle tehtud, nii et ma jooksen nüüd trenni. Jei. See on kusjuures üks mu lemmikuid raamatuid. Väga soovitan. See on päris hea. Ja see. Ja see ka. Ja kuidas sul hoius läks täna? Kuidas sul läks täna hoius? Jah? Hästi või? Joo. Yes. Niin käsikä. Ups. Ja mä autossa. Se on auto. Auto seal. Leoga väike snäkipaus. Nii ilus ilm on. Õues näitas 20 kraadi autos ajada. Siin on hoius käidud, jah? Mõelge. Ma ei lähe seda taldrikut võtta. Siin naaber on oma aia nii ilusaks teinud, et me peame ka hakkama vaikselt siin midagi tegema. Lilled kõik ja väga ilus. Nii hea pead juuks püsti minema. Tule selle taldrikuga mine kuskile. Kuidas see taldrik olla? Tahad istuda sinna või? Me käisime peale tööd seal Espakis. Ma ei tea, kui palju ma sealt filmisin. Me käisime seal Espakis neid mingeid puhastusvahendid ostmas kraanikausile. Köögi kraanikausile siis. Ja sellele segistele. Sest et neid ei tohi tavalise mingi pesuvahendiga vist teha, ma sain aru. See rikub ära. Et käisime neid ostmas. Lionel. Mis sa teed seal? Ai, sa leidsid palli või? Kas emme võtta palli ja selle palli või? Võtame selle palli siis. Siis on vaadake, kui sinine toemas. Ebareaalne. No, emme aitab. Nüüd üles. Aga üle naabri aia ei viska. Jah? Tere hommikust või õigemini tere ööd. Kell on 3
1 öösel. ma loodan, et mind on kuulda, aga ma räägin suht vaikselt. sest et for obvious reasons kõik ülejäänud pereliikmed magavad. söön siin kiiresti ühe proteiinipudingu. Ja siis lähme tööle. Sest lennujaam on teadupärast 24/7 lahti. Ja mul on täna öine vahetus. Nii et ma lähen vaatan, mis seal öösel ka toimub. Ma valetaks, kui ma ütleks, et ma magasin enne seda siin, aga ma lamasin voodis mingi kella 8-st 12-ni. Ja naljakal kombel märkasin üles mingi 23:50. Mul oli kõht täiesti tühi. Lisaks sellele mul on söönud 2 võileiba. Kohvi joomine tundus küll nagu väga ekstreemne praegu. Nii et ma jõin teed hoopis. Aga ma söön selle kiiresti ära. Istun autosse ja hakkan sõitma. Kusjuures mul natuke elevil ka. Ma ei tea, vaata, mis nägu ma pärast tööpäeval olen. Ma tööpäev kuskil 7-ni. Nii et see you when I see you. Nii, kell on 7 ja ma jooksin koju. Issand, ja päike paistab. Nii tore. Väga veider muidugi on siuksel kellaajal lõpetada. Aga lähme koju, viime lapsed kooli ja hoidu. Ja ma ei teagi, mis ma siis teen. Hello. Mina ärkisin oma nõunakust. Ja kell on saamas 12:30 äkki või? Ühesõnaga, mis ma tahtsin, et mul jooksis praegu ühe kokku, aga kõrvaklappe. Ja lambist on õues suvi. Nii et ma lähen istun päikse käes, editin sedasama videot. Ja siis vaatame, mis me teeme. Ciao. Siin just lõunat ja vaatan ikka, kui ilus ilm siin on. Mega, mis taevas seal taga. Nii ilus. Paistab, et see suvi ikkagi vist lõpuks on tulemas. Ma vist ei olegi täna teiega veel rääkinud. Aga täna on kolmapäev. On ikka kolmapäev ju. Jah, kolmapäev. Ja kell on tegelikult 7:30 õhtul juba.
ma just sõin ära pool sellest šokolaadist. ja ma isegi ei tea nagu miks. Tuli lihtsalt siuke šokolaadisu ja lasin sellel võimust võtta ja nüüd ma mõtlen, et äkki ma peaks seda energiat minema kulutama ja minema jooksma. Sest et ma ei käinud trennis eile. Sest ma arvasin, et ikkagi peale seda öövahetust on keha võib-olla natuke šokis ja ma ei hakka teda rohkem nagu stressama mingi trenniga, nii et ma otsustasin, et ma lasen endal puhata. Ja täna ma käisin tööl ja peale tööd ma ei jõudnud minna trenni, sest et Mihklil oli vaja minna mängule. Ja nüüd ma siis mõtlen, et äkki ma peaks minema jooksma. Ma ei teagi. Kuulasin siin just, või alustasin kuulamist seda podcasti, oma lemmikud podcasti ikka The Diary of CEO ja seda episoodi Emma Creediga. Ja see on päris huvitav kusjuures, nii et ma hakkasin seda kuulama. Off topic täiesti. Mulle üldse meeldib väga Stephen Bartlett ja tema see podcast, tal käivad ikkagi võrdlemisi huvitavad külalised minu meelest. Kui ma aega leian, siis ma ikka kuulan tihti just nendel jalutuskäikudel, kui ma käin. Vot. Aga praegu ma mõtlen, et kuna ma siin endale seda šokolaadi sisse ahmisin päris korralikult, siis äkki teeks ühe väikse jooksutiiru. Ja ma arvan kusjuures, et ma tõmban ka selle video otsad siin kohal kokku, sest ma vaatan, et see video juba on siuke pool tundi pikk ja ma üldiselt väga üle poole tunni neid videoid ei tahaks lasta, sest et meil kõigil on kiire ja kes leiab rohkem kui pool tundi oma elust, et mind vaadata, ma ei tea. Aga igal juhul, kui sa taaskord selle aja leidsid ja seda videot vaatasid, siis suur aitäh sulle. Ja ma loodan, et sa vaatad ka järgnevaid videoid. Ja kui sa neid ikka vaadata tahad, siis sa võiksid tellida mu kanalit. Ja võib-olla vajutada ka like sellele videole. Aga näeme siis ilmselt juba nädala pärast. Sest minu eesmärk on ikka üks video nädalas välja saada. Ja eeldatavasti pühapäeval, võib-olla mõnikord ka laupäeval. Olge tublid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!